Tänan ja eeskõneleja, head rahvaasemikud. Ma ei saa seda öelda, et Madis oleks võtnud mul sõnad ära, sellepärast et mul jagub neid alati. Aga ma jätkan sealt, kus Madis pooleli jäi. Kõigi teie kiuste, kes te tahate seda seadust vastu võtta, ei hakka ma tõmbama tavasuitsu, vaid teie kiuste olen mina otsustanud armastada enda perekonda ja enda lähedasi. Ja et mul ei pea tulema seda tubaka mõõka suust välja ja et kodused peaksid seda kannatama. Teie kiuste armastan ma enda perekonda ja sellepärast tarbin ma e-suitsu. Te võite selle ära keelata. Ma olen üle elanud okupatsiooni aja ja nagu te näete, olen ma siin elus ja terve. Te jätate mulle võimaluse tuua kuni 1 ploki ulatuses e-suitsu vedelikke ja seda ma teen loomulikult. Ja ma üldse ei häbenegi seda, et ma hakkangi paluma tuttavate käest, ole ja too, sellepärast, et ma olen 101 töllist, kes keelavad ära seda, mida nad ei tea. Siin on praegusel hetkel meil saalis ainult 2 inimest, kes teavad, mis asi on e-suits ja teised arvavad, teadvad, mis asi on e-suits. Mõned paar kolleegi on siin salaja minu käest proovinud ja öelnud, et tõesti, täitsa huvitav asi. Mina olen inimestele öelnud, et saage aru, Sotsiaalministeeriumis keelatakse absoluutselt kõik asjad ära, millest neil puudub igasugune arusaamine. Tuletan meelde, et just nimelt 2017. aastal, kui sotsialistid võimule said Venemaal, keelasid nad Jumala ära, sest nad ei saanud Jumalast aru. Praegu ei leia nad mitte mingisugust sidusust e-riigi ja e-suitsu vahel ja kuna see on nende jaoks arusaamatu, on lihtsam ja mugavam see ära keelata. Sõnum aga inimestele ja tarbijatele on see, et saage aru, meie erakonna esimees ja minister, kes on ise ahelsuitsetaja, räägib väga veenvalt, kui oluline on rahva tervishoid ja kuidas ta mõtleb selle peale, kui kaaskodanikud kõik lähedal kannatavad, sest nad on millegi pärast jäänud passiivseteks suitsetajateks. Ehk siis, Inglismaa kuninglik arstide kolleegium on teinud üle 400 uuringu. Eesti Sotsiaalministeerium on teinud 1 raku uuringu ja selleks, et tulemus oleks mugav just ja kannaks endas eesmärki, suurendati kogust 16 korda, mõningatel andmetel 25 korda, ehk siis lihtsustatult. Me teame, et keefir võib sisaldada alkoholi ja selleks, et nüüd rääkida 1,5-promillisest joobest, me võiksime ka ära keelata keefiri. Ainuke asi, me unustame ütlemast seda, et kui suur kogus keefiri tuleb sisse lödistada endale, et see 1,5-promilline joove tuleb, üldjuhul inimesele eelnevalt lõpeb see fataalselt. Inglismaa kuninglik arstide kolleegium on jõudnud praegusel hetkel järeldusele, et e-sigaretid on 95% vähem ohustavad, kui on seda tavasigaret. E-sigaretti võib võrdsustada täna ja praegusel hetkel nikotiini sisaldava närimiskummi ja nikotiiniplaastriga. Ma räägin praegu ainult enda eest ja räägin nendest sõpradest, kes on jätnud tänu e-sigaretile suitsetamise ja see väide, nagu alguses on e-sigaret ja siis on pärast tavasigaret, on juhtum, mida mina veel ei tea, kuigi ma liigun väga palju selles seltskonnas, kus tehakse suitsu, nii tavalist kui ka e-suitsuga. Küll aga ma tean neid näiteid, kus inimene on tavasigareti pealt läinud e-suitsu peale. Võtaks 3 minutit. 3 minutit juurde, palun. Minu enda kokkupuude e-suitsuga oli see, kui läksin arsti juurde suuoperatsioonile ja arst ütles, et ole hea ja palun
ära tee 4 päeva suitsu, sellepärast et see kuum aur võib lihtsalt kahjustada neid või neid kasvaid rakke. Ja esimene efekt oli, laenasin kellegi käest e-suitsu, läksin e-suitsu poodi, võtsin endale siis ploomimaitselise suitsu ja imen ja mõtlen, mida hekki. See on nagu mingi ploomisupi aur. Ja ma tunnen, et mul on vajadus ja inimesed, kes mööda lähevad ja on teinud suitsu võib-olla 5 minutit ja tunnen, kui see hakkab jooksma ila. Ma saan aru, mul on nikotiini suhtes füüsiline sõltuvus. Ma läksin ja sain endal selle vedeliku ja tegin tavalist suitsu sinna kõrvale, kuid ma nägin ja panin tähele, et suitsetajal on üks kindel reegel. Ükskõik millal sa sellega ei osta, pakk päevas läheb alati. No läheb, siin muidugi popimad vennad räägivad 2 ja 3 pakki, aga seda mul õnneks nii palju ei olnud. Ja nüüd ma olen läinud e-suitsu peale ja ma ei tunne vajadust. Ja samas ma olin juba vähendanud enda nikotiinikoguseid, kui selle aasta jaanuaris tuli see, et Riigikogu tahab ära keelata e-suitsu ja võrdsustada selle. Üks esimesi naljakamaid näiteid oli see, et tahetakse e-suitsu keelustada nii nagu tavasuitsu ja seda ei tohi akna ja rõdu peal teha. See e-suitsu masin maksab 47 €. Ma saan aru, miks ei tohi akna peal suitsu teha, sest inimene viskab selle suitsukoni ära, tuul võib viia selle alumisele korrusele, see võib minna kardinatesse, võib tekkida tulekahi. Kas te kujutate ette tõesti, et riigikogulane saab nii kõvasti palka, et pärast iga e-suitsu kasutamist viskab ta selle siis aknast alla? Ei, see on korduvkasutusega. Head keelajad ja käskijad ja poojad. Ehk siis teil praegusel hetkel puudub isiklik kogemus. Ja ma arvan, et võib-olla, kui tänane koosseisule anda ette, kas keelata nutitelefonid, siis ilmselgelt te keelaksite ka selle, sest olgem ausad, kui palju on nutitelefonidest halba. Noored ei liigu, nad ei tee enam sporti, me leiaksime neid argumente. Andke meile Märdiga hea 2 liitrit kuuma kohvi ja me toome teile 6000 argumenti, miks võiks nutitelefonid ära keelata. Samamoodi võiks ära keelata tegelikult ka naiste odöörid, sellepärast et mind meesterahvast mõjutab see väga erinevalt. Me ei saa lähtuda isiklikult, kui meil puudub isiklik kogemus. Eelnõud ei toeta.